Aga tere hommikust, mina olen Karina Pikk-Mursina, olen järelevalve osakonna üldjärelevalve rakkerühma vanem tööinspektor ja ma räägin teile tänase info hommiku jooksul siis tööinspektori tööst natukene, et mida me kontrollime järelevalve menetluse raames. Ma kohe jagan ekraani pilti. Nii, ma loodan, te näete pilti. Ja tänase info hommiku plaan on selline, et alguses mina tutvustan teile siis, mida Tööinspektsioon kontrollib järelevalve menetluse raames tööohutuse poole pealt ja siis ma annan sõna üle Egon Raimile, kes räägib teile, mida siis tööinspektori juristid kontrollivad töösuhete poole peal. Ja alustan sellest, et räägin teile, keda me üldse kontrollime. Tööohutuse järelevalves on meie prioriteet raskete või surmaga lõppenud tööõnnetuste arvu vähendamine. Iga aasta lõpus koostatakse meile valim ja valimisse satuvad ettevõtted, mida me peame siis järgneva aasta jooksul kontrollima. Ja valimisse satuvad ettevõtted riskihinde alusel. Riskihinde kujunemisel siis võetakse arvesse tegevusvaldkonnas ja konkreetses ettevõttes toimunud tööõnnetuste, kutsehaigestumiste ja tööst põhjustatud haigestumiste arvu ja iseloomu. Lisaks käesoleva aasta jooksul on valimisse võetud ka need ettevõtted, kes ei ole esitanud töökeskkonna riskianalüüsi tööelu infosüsteemi. Järelevalve menetlusi me viime tööelu infosüsteemis TEIS. Ja sinna võib siis sisse logida tööandja esindaja, töökeskkonna volinik näiteks, kui tööandja määrab teda volinikuks ja lisab siis need andmed tööelu infosüsteemi, siis töökeskkonna spetsialist saab vastava õiguse. Lisaks teisi võivad sisse logida ka töökeskkonna volinikud ja ka teised töötajad. Ja nemad näevad natukene vähem andmeid võrreldes tööandjaga ja töökeskkonna spetsialistiga. Ja lisaks neil puudub võimalus lisada ja täiendada dokumente, nemad võivad ainult vaadata neid dokumente. Näiteks tutvuda töökeskkonna riskianalüüsi tulemustega ja vaadata, et kes on näiteks määratud esmaabiandjaks ettevõttes, kes on määratud töökeskkonna spetsialistiks. Ja tööelu infosüsteemis, kui on algatatud järelevalve menetlus, siis selle menetluse raames on tööandjal ja töökeskkonna spetsialistil võimalus suhelda tööinspektoriga, siis sellega, kes viib seda menetlust läbi. Samuti on töötajal võimalik siseneda teisi ja tutvuda enda või oma lapse tööeluga seotud teabega. Et tööelu infosüsteemi kohta meil on selline infovoldik olemas, et see tutvustab lühidalt. Nii, kuidas valmistuda tööinspektori kontrolliks? Efektiivse, kiire ja mitte koormava järelevalve läbiviimise eelduseks on hea koostöö tööinspektori ja tööandja vahel. Et järelevalve menetluses saab tööandja teada juhul, kui me saadame talle teate menetluse alustamise kohta. Et selleks ta logib tööelu infosüsteemi ja seal näeb informatsiooni menetluse kohta. Seal ta näeb informatsiooni näiteks selle kohta, et millal toimub kontroll, mis dokumentidega soovib tööinspektor tutvuda järelevalve menetluse raames. Et reeglina me teavitame ette, saate siis teadet, aga oluline on meeles pidada, et me võime teha ka ette teatamata kontrolle. Reeglina me teeme ette teatamata sihtkontrolle, et üldkontrollidest ikkagi teavitame ette. Ja hea, kui tööandja laeb
küsitud siis dokumendi tööelu infosüsteemi enne kontrolli toimumist, siis tööinspektoril on võimalus tutvuda nende dokumentidega ja siis see järelevalvemenetlus ei veni väga pikaks. Mida me teeme siis üldkontrolli raames? Me tutvume töökeskkonnaga, töövahenditega ning töökeskkonnaalase dokumentatsiooniga, nagu töökeskkonna riskianalüüsi tulemused, et juhul, kui need dokumendid on eelnevalt tööelu infosüsteemi üles laetud, siis neid ei pea täiendavalt esitama, vaid me võime tutvuda nendega. Juhul, kui on töökeskkonna riskianalüüs lisamata tööelu infosüsteemi, siis me küsime teatega, et tööandja valmistaks ette. Et ohutusjuhenditega tutvume tehtavate tööde ja kasutatavate seadmete kohta. Et tehtava töö kohta näiteks juhul, kui teisaldatakse raskusi, siis tutvume ohutusjuhendiga raskuste käsitsi teisaldamise kohta. Kui on kasutusel seadmed, siis nende seadmete ohutusjuhenditega. Kindlasti tutvume ka juhendamise ja väljaõppe registreerimisega. Selleks me räägime töötajatega. Alguses selgitame välja, et kas nad on üldse juhendatud ja väljaõpet saanud, siis räägime tööandjaga ja hiljem siis kontrollime, et kas see on ka dokumentaalselt fikseeritud. Üldkontrolli raames tutvume ka esmaabikorraldusega, tervisekontrolli korraldusega, ohtlike kemikaalide ohutuskaartidega, juhul kui ettevõttes kasutatakse ohtlikke kemikaale, isikukaitsevahendite arvestuse dokumentidega, juhul kui on vajadus kasutada isikukaitsevahendid töötajatel, siis tutvume arvestusega. Ja näiteks kui ettevõttes on töökeskkonna volinik, siis tutvume, et kas ikkagi töötajad on valinud volinikku. Nii riskianalüüsi käigus, kui me tutvume riskianalüüsiga, siis vaatame, et kas on selgitatud kõik ohutegurid, psühhosotsiaalsed, tähendab füüsikalised, füsioloogilised, keemilised, et kas on hinnatud need riskid töötaja tervisele ja ohutusele, kas riskianalüüsi käigus on välja selgitatud tervisekontrolli vajadus töötervishoiuarsti juures, kas on välja selgitatud ohutusjuhendite vajadus, isikukaitsevahendite vajadus, kas töökeskkonna riskianalüüs sisaldab tegevuskava. Töötajate juhendamise puhul esiteks, nagu ma enne mainisin, et räägime töötajatega, küsime, kuidas see juhendamine välja nägi, kui neid tööle võeti. Siis tööandjaga räägime ja õigusaktides on toodud miinimumnõuded teemade kohta, mida tuleb uutele töötajatele teatavaks teha. Et tulenevalt siis ettevõtte spetsiifikas võid neid teemasid olla rohkem, aga andmed, mis tuleb töötajale juhendamise käigus eelkõigeks teatavaks teha, on järgmised. Et nagu näiteks ettevõtte töötervishoiu ja ohutuse nõuded ning töökeskkonna voliniku ja töökeskkonna spetsialisti kontaktandmed, et tihti järelevalve menetluste raames näiteks rääkides töötajatega selgub, et nemad ei teagi, kes on töökeskkonna spetsialist, kes on töökeskkonna volinik, mis on nende rollid üldse ettevõttes, mis on nende ülesanded ja kohustused. Siis juhendamise käigus peab töötajatele tutvustama ka riskide hindamise tulemused, sealhulgas töötajate töökeskkonna ohutegurid, terviseriski, tervisekahjustuste vältimiseks rakendavad abinõud, siis ohutusnõuded tehtava töö ja kasutatava töövahendi kohta, ergonoomilised õiged tööasendid, võtted, ühis- ja isikukaitsevahendite kasutamine peab olema tutvustatud, tegutsemine tervisekahjustuse korral, sealhulgas esmaabi andmise juhised, esmaabivahendite kasutamine, nende asukoht, hädaabi number 112 ning esmaabi andja kontaktandmed, elektri- tuleohutusnõuded, õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral käitumise juhised, töökohal kasutavad ohumärguanned, evokatsioonipääsude teede ja ning tulekustutusvahendite asukohad, keskkonna saastamisest hoidumise juhised ja juhendamised viiakse läbi ohutusjuhendite alusel. Lisaks peab korraldama töötajatele ka väljaõppe, et tihti järelevalve
raames selgub, et tööandjad ei tee vahet, mis on juhendamine, mis on väljaõpe. Et kui juhendamine on siis ohutusjuhendite alusel, siis väljaõpe on see praktiline osa, kus töötajatele reaalselt näidatakse, kuidas ohutult seda tööd teha. Et näiteks, kui on tegemist töövahendiga, siis talle näidatakse, et millega ta peab arvestama. Või kui töökohustuste hulka kuulab raskuste käsitsi teisaldamine, siis talle reaalselt näidatakse, millised on need õiged töövõtted. Ja väljaõpe tuleb korraldada töökohale ohutute töövõtete omandamiseks, võttes muuhulgas arvesse töötaja töö eripära ja ohtlikkust. Väljaõppe kestuse määrab tööandja, võttes arvesse töö eripära ja ohtlikkust. Näiteks võib kontoritöötaja väljaõppe võtta aega tund-paar, selle aja jooksul õpetatakse töötajale, kuidas oma töökoht sobivaks kujundada, näiteks kuidas reguleerida töötooli ja muid konkreetse töökoha ohutuse seisukohalt olulisi asju. Tihti jääb see osa registreerimata, kuigi see nõue tuleneb erinevatest määrustest. Et järgmistel slaididel ma tõin välja need määrused, mis näevad ette väljaõppe korraldamist. Et näiteks juhul, kui kasutatakse isikukaitsevahendeid tööl, siis tööandja peab korraldama töötajatele väljaõppe, mille käigus selgitab töötajatele, milleks ta peab kasutama neid isikukaitsevahendeid, mis juhtub siis, kui ta ei kasuta näiteks neid. Samamoodi ohumärguandmete kasutamise kohta, et kui kasutatakse erinevaid hoiatusmärke töökohal, siis peab teavitama töötajad, mida need märgid tähendavad. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja ohutuse nõuded samamoodi, et kui töötatakse töövahendiga, siis tööandja peab korraldama väljaõppe. Et neid määruseid on päris palju. Ja see väljaõppe sisu peab olema registreeritud, et tööandja registreerib nii juhendamise kui ka väljaõppe sisu, kas kirjalikult või siis taasesitamis võimaldavas vormis ja töötaja peab kinnitama, et ta on saanud väljaõppe. Et seda võib vaja minna, kui tekib näiteks vaidlus või tööõnnetuse uurimise käigus või kutse haigestumise uurimise käigus, et tööandjal on kohustus tõendada, et juhul, kui ta on omalt poolt kõike teinud, et ta peab olema võimalus tõendada, et ta tõesti on korraldanud väljaõppe, selgitas töötajale, et näed, selle töö puhul peab kasutama isikukaitsevahendeid. Et tihti on see registreerimata ettevõtetes. Siis me märkime puudusena protokolli. Tihti on just nii, et tööandja on juhendamise väljaõppe läbi viinud, aga ta ei ole registreerinud seda. Esmaabi puhul vaatame seda, et kas esmaabivahendid on olemas. Et enam ei ole kindlat nimekirja, millised esmaabivahendid peavad olema esmaabikapis, et see kõik sõltub ettevõtte tegevusvaldkonnast. Et tööandja koostöös siis töökeskkonnaspetsialistiga esmaabiandjaga võivad ise komplekteerida esmaabivahendite komplekti. Vaatame ka seda, et kes on määratud esmaabiandjaks, et kas üldse on keegi määratud ja kas esmaabivahendid on märgistatud vastavalt nõuetele, et paremas nurgas on see rohelis taustal valge rist, et järelevalve raames ikka kohtan erinevaid teisi märgistusi, näiteks punane rist või vastupidi roheline rist valgel taustal. Et sellele me juhime tähelepanu kindlasti. Lisaks peavad olema nähtavale kohale paigutatud esmaabi andmise juhised, number 112 ning esmaabi andja kontaktid. Ja kindlasti vaatame ka seda, et kas esmaabi andjal on olemas kehtiv tunnistus. Et tunnistus väljastatakse kuni 3 aastaks. Nii. Kindlasti pöörame tähelepanu ka tervisekontrolli korraldusele, et kas on korraldatud tervisekontroll. Tervisekontrolli vajadus selgub töökeskkonna riskianalüüsi käigus,
kui on kõik riskid objektiivselt hinnatud, siis selgub ka see tervisekontrolli vajadus ja meie siis kontrollime, et kas tervisekontrollid on korraldatud või ei ole. Et tervisekontroll tuleb korraldada töötajale, kelle tervist mõjutab töökeskkonna riskide hindamise tulemusel järgmine töökeskkonna ohutegur või töölaad ja siin on loetletud need ohutegurid. Sõltumata riskide hindamise tulemustest tuleb tervisekontroll korraldada ka öötöötajatele ja töötajatele, kes puutuvad plii ja seleühenditega ning asbestitolmuga. Tööandja korraldab töötaja tervisekontrolli 4 kuu jooksul töötaja tööle asumisest arvates. Ja alates 1. jaanuarist jõustus töötervishoiu ja ohutuse seaduse muudatust, mille kohaselt kui töötaja on viimase 6 kuu jooksul läbinud teise tööandja juures tervisekontrolli samade töökeskkonna ohutegurite ja sama töölaadi suhtes, siis võib tööandja korraldada tervisekontrolli töötaja esitatud tervisekontrolli otsuses märgitud ajal. Et see on uus asi, et kontrollimise raames me ei ole veel kohanud sellist varianti, aga kindlasti tuleb ette. Kindlasti pöörame tähelepanu järelevalvemenetluste raames ka ohtlikele kemikaalidele, mida tööl kasutatakse ja kui kemikaalil on pakendil selline märgistus, nagu näete siin paremas nurgas, siis on tegemist ohtliku kemikaaliga. Ja siis tööandja peab tutvustama vastava siis kemikaali ohutuskaarti töötajatele, kes kasutavad neid kemikaale. Et kindlasti korraldama ka väljaõppe, näitama, mis kemikaaliga on tegemist, kuidas seda kasutada ja ohutuskaardi andmetega kindlasti peab töötaja tutvuma ja kui seal on loetletud näiteks need isikukaitsevahendid, mida peab kasutama töötades selle kemikaaliga, siis need isikukaitsevahendid peavad olema väljastatud töötajatele. Ja kindlasti ka töökeskkonna riskianalüüsi käigus peab olema hinnatud kemikaalidega seotud riskid. Järgnev punkt on isikukaitsevahendite kohta, et me tutvume töökeskkonnaga, tööprotsessidega ja me näeme, et me juba teame, mis isikukaitsevahendeid võidakse kasutada, millised tööd näevad ette siis isikukaitsevahendite kasutamist. See vajadus muidu selgub riskianalüüsi käigus. Tööandjal on kohustus väljastada töötajatele isikukaitsevahendid ning korraldada nende hoolduse ja puhastuse oma kulul. Tihti näeme ettevõtetes näiteks isikukaitsevahendid on küll väljastatud, aga töötajad ei kasuta, et tööandjal on kohustus ka jälgida, et töötajad kasutaksid isikukaitsevahendeid ja kindlasti hoiaks neid kindlas kohas, kus nad on kaitstud tolmust näiteks, et tihti näeme, et kuulmiskaitsevahendid lihtsalt ripuvad seina peal, on kaetud tolmuga, et arusaadav, et neid ei ole isegi hügieeniline tulevikus kasutada. Et sellised isikukaitsevahendid tuleb utiliseerida. Ja tööandjal on kohustus pidada töötajale väljastatud isikukaitsevahendite üle arvestust. Määrus ei reguleeri, milline see arvestus peab välja nägema, aga hea, kui oleks ülevaade üldse, millised isikukaitsevahendid on kasutusel selles ettevõttes, kellele nad on väljastatud ja hea oleks, kui töötaja annaks ka oma allkirja selle kohta, et ta on saanud need isikukaitsevahendid, et hiljem ei tekiks vaidlusi, näiteks tööõnnetuse uurimise käigus. Nii ja siin ma pikalt ei peatu, aga ma lihtsalt juhin tähelepanu, et alates 6. augustist hakkab Tööinspektsioon pöörama suuremat tähelepanu radoonile ja kui te soovite sellest rohkem teada saada, siis soovitan kuulata Vikerraadios salvestus hommikuprogrammis, kus Tööinspektsiooni konsultant Reini Reisberg räägib radooni teemal.
Ta selgitab, mis asi on radoon, keda see puudutab, millised on tööandja kohustused ja mis mõju üldse avaldab see töötajate tervisele. Aga ma annan nüüd sõna Egonile üle. Ja ta jätkab töösuhetega. Tere! Mina olen siis järelevalveosakonna töösuhete ja majandustegevuse rakkerühma järelevalveametnik. Ja püüan teile siis tutvustada töösuhete järelevalvega seonduvat siis tegevusi. Võib-olla alustaks kõigepealt nendest järelevalve aluseks olevatest õigusaktidest ja lühidalt kommenteerides siis, mis üks või teine õigusakt siis, millise pädevuse siis järelevalve menetluse käigus nagu meile siis annab. Et kõige olulisem ja mahukam on meie jaoks töölepingu seadus ja seal siis antud pädevused järelevalve menetluse teostamiseks. Eelkõige on see siis töö- ja puhkaja nõuded, kõige mahukam plokk, igapäevane, iganädalane puhkeaeg, keskmine tööaeg 7-päevase perioodi sees, samuti ka töölepingu kirjalikud siis andmed, et üks asi on nii-öelda, mida töölepingu seadus siis nimetab töölepinguks ja teine on siis töölepingu kirjalikud andmed, mis peaksid siis töölepingu kirjalikus dokumendis olema. Ja eelmise aasta augustist tulid mõned uued momendid sinna juurde, mis puudutab nüüd maksude ja maksete osa näiteks. Nende maksete siis ja maksude kaasnev siis kaitse selle kohta, et milleks nad on määratud, peaks juurde lisanduma sinna tööandja poolt siis kas tehtava töölepingu lisana. Kui varem oli ainult loetelu maksudest ja maksetest, siis nüüd oleks vajalik ka kaasneva kaitse maksmise ja maksude ja nende asutuse maksmisega kaasnevate kaitse kohta, ehk siis kuhu need maksud lähevad ja milleks nad lähevad. Siis oli töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegade osas tuli täiendus, et põhjendamiskohustus tuli juurde. Varem oli lihtsalt viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või need tähtajad ise. Tuli veel juurde viide ületunnitöö tegemise ja hüvitamise korrale, et mida varem siis enne 1. augustit ei olnud. Et nii palju siis töölepingu seadusest, et ettevaatust, et siin on ette nähtud ka väärteomenetlus, et juhul kui nüüd peaks olema tuvastatud oluline puudus, näiteks töö- ja puhkeaja nõuete osas, siis võib Tööinspektsioon rakendada ka väärteomenetlust. Järgmine oleks Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus, mille üle me teostame siis järelevalvet. Eelkõige on seal see, et kas on isik, kes Euroopa Liidu liikmesriigist siis meile tööle saadetakse, tema alaline töökoht on töölepingu alusel Euroopa Liidu liikmesriik, aga saadetakse siia tööle ja selle kohta peab see tööandja edastama Tööinspektsioonile lähetamise teate. Ja samas jällegi töö- ja puhkeaeg, mis läheb siis kontrollimise alla nende lähetatud töötajate puhul. Tööturuteenuste ja toetuste seadusest, see on selline konkreetne asi, seal me vaatame eelkõige, kas tööjõu vahendusega või renditööga tegelev ettevõte siis on ennast registreerinud majandustegevuse registris, esitanud majandustegevuse teate selle kohta. Juhul kui ei ole, siis teeme ettekirjutuse ja nii edasi. Meretöö seadus, see on ka üsna spetsiifiline, siin ka pikemalt ei hakkaks peatuma, selleks on meil rakkerühmas eraldi inimene, kes siis teostab siis järelevalvet laeval töötamise kohta ja siis see hõlmab ka nii töösuhteid kui ka tööohutust.
Järgmine siis aluseks olev õigusakt oleks siis töötajate ühenduselise kaasamise seadus, nagu TÜÜKS lühendatult. Et selles osas on praktikat üsna vähe veel, sest et see puudutab eelkõige siis ühenduseliste ettevõtete siis tegevust töötajate informeerimisel ja konsulteerimisel. Et meil neid ettevõtteid Eestis väga ei ole või pole nad siis just järelevalvemenetlusse veel sattunud eriti. Et seal on siis eesmärgiks eelkõige edendada siis töötajate suuremat nagu kaasamist siis nendesse üleühenduselistesse ettevõtetesse, asutustesse. Keerame siis järgmise slaidi. Kollektiivlepingu seadus on ka meil järelevalve objektiks, eks ole, ja seal reguleeritu, siis see tähendab seda, et kui kollektiivlepingus on kokku lepitud ühed või teised siis kokkulepped, siis teostame järelevalvet, et kas täidetakse siis näiteks kollektiivlepingus kokku lepitud ja reguleeritud töö- ja puhkeajanõudeid. Seal võivad ka need olla seaduses teinekord karmimalt pisut kokku lepitud, aga mitte siis samas seadusega vastuolus olevalt. Jah, töötajate usaldusisiku seadus on selles mõttes järelevalve objektiks usaldusisiku informeerimine ja konsulteerimine, et kas tööandja siis ettevõtte tegevuses, siis, mis puudutab töötajate töösuhteid, näiteks lepinguid ja töökohustusi, informeerib ja konsulteerib siis ka usaldusisikud ja täidab neid usaldusisiku seaduses siis sätestatud kohustusi. Ametiühingu seadus on analoogne, seal on ametiühingu usaldusisiku seadus, ametiühingu usaldusisik, kes siis on valitud töötajate esindajaks ja kas nüüd seal samamoodi on siis tööandja ja siis usaldusisiku, ametiühingu usaldusisiku vaheline siis kontakt või koostöö siis selles suunas need nõuded informeerimisel ja konsulteerimisel siis nagu täidetud. Siin on järgmiseks on asendustäitmise ja sunniraha seadus, see tähendab nüüd seda, et juhul kui ettekirjutuses märgitud puudusi mingil põhjusel tööandja jääb siis täitma seal venitatult või ei tahagi täita mingil põhjusel, on teistsugusel arvamusel, siis on õigus määrata sunniraha ettevõttele. Muidugi, kui ettevõte mingil põhjusel ei jõudnud õigeks ajaks valmis puudust kõrvaldada, ta võib taotleda pikendust selle puuduse kõrvaldamiseks. Ja kui jällegi millegipärast nüüd see puudus ikkagi ei saa õigeks ajaks täidetud, siis peame selle sunniraha hoiatuse siis rakendama sunniraha, et ettekirjutus saaks siis ikkagi nõutud viisil täidetud lõppude lõpuks. Selline sanktsiooni instrument. Siis on korrakaitseseadus. See reguleerib siis korrakaitseorgani ehk siis Tööinspektsiooni tegevuse siis üldpõhimõtted korrakaitse siis menetluses järelevalve teostamisel. Haldusmenetluse seadus omakorda reguleerib siis haldusmenetluslikud tegevused, mis õigused on ka siis tööandjal, ütleme siis haldusosa selle aluse teisel poolel, et saada teada siis, mis eesmärgil see haldusmenetlus on ja tutvuda siis haldusmenetluse andmetega ja nii edasi. Ja Vabariigi Valitsuse seadus ka omakorda veel, et seal räägitakse siis lahti mõistet nii-öelda haldusjärelevalve ja riiklik järelevalve. Haldusjärelevalve on siis natukene siis kitsam selles mõttes, et sanktsioone on vähem. Väärteomenetlust näiteks ei saaks teha, et seal on nagu haldusorgani kontroll haldusorgani üle, et Tööinspektsioon siis näiteks läheb kontrollib Sotsiaalkindlustusametis näiteks töö- ja puhkeajanõudeid. Ja riiklik järelevalve on siis nagu, ütleme siis Tööinspektsioon läheb kontrollib siis, ütleme, eraettevõtteid. Et need oleks siis sellised peamised siis
töösuhete järelevalve aluseks olevad õigusaktid kommenteerituna siis lühidalt. Vaatame siis järgmist slaidi. Nii, millised oleksid siis järelevalve liigid? Siin natukene kordame ka siis Karina räägitud pisut, sest et need protseduurid on meil üldjoontes ka tööohutuse, töötervishoiuga siis töösuhete poole pealt sarnased, et on kontroll ette teatades, mis tähendab seda, et nüüd saadetakse siis järelevalvemenetluse teade ettevõttele seal iseteenindusportaalis, kus ettevõte siis saab selle kohta teate ja portaali minnes siis näeb ka, et millised dokumendid on palutud siis esitada. Siis on kontroll ette teatamata. Olenevalt siis olukorrast võib ette tulla ka ette teatamata kontrolle. Ütleme näiteks siin suveperioodil hooajatöödel alaealiste töötamist, et seal alaealine töötab võib-olla mitte lubatud tööid tehes või mitte lubatud töövahenditega alaealisele, siis teostame näiteks ette teatamata kontrolli. Ja kontaktivaba dokumendipõhine kontroll on sellisel juhul, kui ei ole vajadust seal suhelda koha peal töötajatega, näiteks vaadata nende töökorraldust või küsitleda neid, et kuidas neil toimub siis töö- ja puhkenõuete täitmine, kas neil on seal olmeruumid ka olemas, kus nad saavad lõunapausi pidada ja sellist asja, et otsest vajadust selleks ei ole, siis on kontaktivaba dokumendipõhine kontroll, siis järelevalvemenetluse teatesse esitatud dokumentidega tutvutakse siis kontoris. Mis ei tähenda seda, et olenevalt siis seal tekkinud asjaoludest siis või veel mingitest vajadustest, et ei võeta siis jalgu selga nii-öelda ja ei minda ka kohale, et täpsustada mõnda asjaolu, kui on vajadust. Reeglina on see kontaktivaba. Sihtkontrollid toimuvad jällegi vajaduspõhiselt, näiteks mõni näide, et öötöö sihtkontroll, et vaadates siis, kuidas toimub öötöö nõuete täitmine, eelnevalt juba räägitud alaealiste töötamise sihtkontroll ja sellised spetsiifilisemad, konkreetsemad kontrollid. Järelkontroll, kui nüüd kontrollimise käigus ja puuduse avastamise tulemusena ja lõpuks ka puuduste kõrvaldamise tulemusena jääb, ütleme, ametnikule mingi kahtlus, et kas ta on ikkagi korralikult nõuete kohaselt täidetud see puudus, võib järelevalveametnik teha ka järelkontrolli siis, et vaadata, et sai siis see puudus ikkagi tegelikult ka kõrvaldatud nõuete kohaselt. Et meie huvi oleks siis, et kõik oleksid kenasti rõõmsalt hommiku tööle tulnud ja sama rõõmsalt ka õhtutöölt läinud. Et need asjad toimiksid. Töösuhete järelevalvemenetluse teates siis palutakse esitada siis dokumendid. Räägime siis nendest, mida siis töösuhete järelevalve siis rakkerühm nagu palub esitada. Eelkõige siis töötajate nimekiri koos ametinimetustega järelevalve läbimise päeva seisuga, sealhulgas ka andmed selle kohta, kas ettevõttes siis töötab ka renditöötajaid ja millistel tingimustel, sest et renditöötajate töötamine siis kasutajaettevõttes, seal on ka kasutajaettevõttel kohustused tagada ka renditöötajatele siis nii tööohutus kui ka töö- ja puhkenõuded seaduses ette nähtud. Töötajate nimekiri ametinimetustega, et vajadusel siis täpsustada, mis tööd üks või teine inimene seal teeb, et mis talle rakendub, kui ta on seal näiteks öövalvurina tööl, siis ilmselt talle rakenduvad need öötöötaja nõuded, et eelnev töötervishoiuarsti kontroll ja vastavad siis nõuded töö- ja puhkeaja seaduse juures. Külastusele eelneva 3 kuu tööarvestus on palutud esitada alati või siis selle summeerimisperioodi tööaja arvestus, juhul kui kasutatakse summeerimistöö arvestust, et töö toimub graafiku alusel, erinevalt pikk nädal, lühike nädal
ja nii edasi, et sellisel juhul siis selle summeerimisperioodi tööarvestus, et sealt, miks tööarvestust soovime näha, no sellepärast soovimegi, et tuvastada, kas siis on täidetud see igapäevane töö- ja puhkeaeg, kas on täidetud iganädalane töö- ja puhkeaeg ja kas siis keskmine tööaeg nädalas ei lähe siis lõhki, ehk siis keskmiselt 48 tundi näiteks või eri kokkuleppe alusel töötajaga, vähemalt siis kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormiski, et keskmiselt 52 tundi, üle selle ei tohiks. Töötajate töölepingud koos lisadega palume esitada ja juhul, kui on tööülesanded ametijuhendis reguleeritud, siis ka ametijuhendid, võib-olla siis ka lisad juurde vajadusel, kui leping on juba ammu sõlmitud ja seadusandlus on palju muutunud ja lepingu tingimused on osapoolte vahel ka muutunud, siis ka nii-öelda need värskemad lisad, mis on sõlmitud selle töölepingu alusel. Siis töökorralduse reeglid palume esitada. Miks töökorralduse reeglid? Selleks, et vaadata, et millal siis, kuidas on reguleeritud töökorraldus ettevõttes, millal hakkab tööpäev või mis vahemikus hakkab, kui ta on mingis vahemikus algav ja mis vahemikus siis näiteks lõpeb see tööpäev, millal on siis lõunapausi kasutamise võimalus töötajal, eks ole, ja kui suur see siis on, kas 30 minutit minimaalselt või siis tund aega ja mis vahemikus tal võib see õigus olla selle kasutamiseks, kui on näiteks märgitud ainult, et lõunapaus on näiteks 30 minutit, siis millal siis töötaja võib kasutada seda 30-minutilist lõunapausi, et mitte hommiku kohe kell 9 või siis õhtu kell 3, kell 15. Et see on siis kõige lõdvem määratlus oleks, et see on töötaja poolt valitud ajal olenevalt siis töökoormusest see 30 minutit. Aga üks aga on, aga mitte hiljem kui 30 minuti või 6 tunni möödumise järel siis see 30 minutit. Hästi. Ja edasi minnes järgmisele slaidile siis me räägime siis sellest, et ma vaatan, olenevalt järelevalvemenetluse sisust, siis näiteks võidakse küsida ka veel lisaks eelnevatele, et Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadusega seoses, et eelnevalt mainisime, et tööandja peaks sellisel juhul, kui ta lähetab töötaja Eestisse Euroopa Liidu liikmesriigist või majanduspiirkonnast, et siis ta peaks selle lähetamise teate saatma Tööinspektsioonile, et seal oleksid siis andmed selle kohta, et kes on lähetatud, kui pikaks ajaks, kus on näiteks tema töö tegemise koht ja mis on tal seal ametinimetus. Siis meretöö seadusest tulenevalt küsib järelevalveametnik siis meretöö seaduse spetsiifikast lähtuvalt dokumente lisaks juurde. Ja tööturuteenuste ja toetuste seadusest tulenevalt järelevalveks vajamine dokumente jällegi seesama, et kas on majandustegevus teade siis vastavas registris tööandja poolt esitatud, et ta tegeleb tööjõurendi ja tööjõuvahendusega. Tööaja arvestusest rääkides esitatud tööarvestuse alusel eelnevalt sai põgusalt räägitud, et kontrollitakse eelkõige seda siis töö- ja puhkeaja nõuete täitmist. Et kas siis on see igapäevane puhkeaeg täidetud, mis tähendab, et töötaja peaks 24 tunni jooksul selle perioodi sisse jääval ajavahemikul jääma siis 11 tundi järjestikust puhkeaega, ehk siis töövahetus võiks kesta 13 tundi sellel päeval, aga mitte rohkem kindlasti. Siis on iganädalane puhkeaeg, mida siis tööarvestuse juures siis jälgime. See tähendab seda, et kui on tavapärane tööaeg esmaspäevast reedeni, siis peaks olema 48 tundi 7-päevase perioodi ees see puhkeaeg. Ja juhul, kui on summeeritud tööarvestus, töötatakse graafiku alusel, tööaeg jaguneb ebaühtlaselt nädalate kaupa, et siis on 36 järjestikust tundi 7-päevase perioodi, et seda vaatame iganädalase puhkeaja juures.
ja töö tegemise ajapiirang on see, et siis jagatakse siis näiteks kuu tööaeg ära kuus olevate 7-päevaste perioodidega ehk nädalatega, 4,2, 4,1 nädalaga ja mis see keskmine siis töö tegemise aeg tuleb, mis võiks siis olla 48 tundi, aga enne vist mainisin ka eelpool, et kokkuleppel töötajaga siis võiks see olla ka 52 tundi. Kui on selline vajadus, näiteks hooajatöödel põllumajanduses ja seal tekib kohati seda töötamist rohkem. Siis on ületunnitöö, et jällegi, et ei tohi rohkem teha ületunde, kui oleks täidetud see igapäevane puhkeaeg. Kui meil on 8 tundi töövahetus, siis me võiksime teha kokkuleppel jällegi tööandja töötajaga 5 tundi seda ületunnitööd ehk 13 tuleks ja sealt jääb siis meil 24-tunnise vahemiku sisse ikkagi see 11 tundi veel järjestikust puhkeaega üle, et meil on siis ületunnitöö tegemisel ka puhkeaeg järgitud. Sama on valveajaga, et valveaja nõuded on samamoodi, et kui töötaja on kokku lepitud töötajaga valveaeg näiteks, siis valveajale kohalduvad ka töö- ja puhkeaja nõuded, et valveaeg oleks ka koos töötamisega võiks olla kuni 13 tundi siis 24-tunnise perioodi sees, et jääks 11 tundi järjestikust puhkeaega. Tööaja korraldus on siis see asi, et lähtuvalt siis töökorralduse reeglitest, et millal siis tööpäev hakkab, millal lõpeb ja kas on võimaldatud töötajatele lõunapaus ja tööohutuse poole pealt ilmselt mainis ka Karina juba, kui on nüüd riskianalüüsist lähtuvalt tegemist sundasenditega või raske füüsilise tööga või psühholoogiliselt pingelise tööga, siis peaks tööandja siis hindama selle vajadust ja võimaldama siis töötajale ka neid lühiajalisi tööaja sisse minevaid puhkepause, 10-15 minutit ta võiks olla. See on siis nüüd tööarvestusse puutuvalt ja puhkeaega puutuvalt. Kui nüüd rääkida töölepingutest, et miks me siis küsime töölepinguid, et mis me nendest töölepingutest siis soovime vaadata, siis seal on eelkõige see, et kas nendes sõlmitud töölepingutes või siis töölepingu kirjalikus dokumendis on töötajad siis informeeritud töölepingu siis kirjalikus dokumendis ette nähtud siis andmetest. Ehk siis need on siis paragrahvis 5 ja 6 töölepingu seaduses sätustatud. Näiteks paragrahvis 5 eelkõige need andmed, et kelle vahel siis muidugi on nüüd leping sõlmitud ja kas on siis osaline täistööaeg, millal on palgapäev, puhkuse regulatsioon oleks sees ja nii edasi sellised nõuded paragrahvist 5 tulevad, et kas need on täidetud ja juhul, kui siis on erikokkulepetega veel tegu, et töötaja töötab näiteks ta peaks teadma siis juhul, kui teda renditakse teise ettevõttesse, siis tuleks sellest kokku leppida ja muudest siis lisakokkulepetest tööandja ja töötaja vahel. Ja ütleme, järelevalve käigus on ka võlaõiguslikke lepinguid, eks ole, esineb käsundustöövõtulepingut, eks ole, et kontrolli käigus siis tuvastame, kas see töötamine vastab siis tegelikult ka enam töölepingule omastele tunnustele, kus siis töö toimubki nii-öelda ju tööandja juhendamisel ja kontrollimisel, tema tööaja korralduse alusel, või siis on seal esitatud võlaõiguslikule suhtele enam omaseid tunnuseid, et töötaja võib tõesti olulisel määral siis ise valida töö tegemise koha, aja ja viisi, aga reeglina siis, kui toimub selline pidev töö tegemise protsess tööandja tööaja korraldusega,
siis need on sellised tunnused, et tegemist on töölepingulise suhtega, mitte siis võlaõigusliku suhtega. Võlaõiguslik suhe on selline käsunduslepingu puhul näiteks selline ühekordne teenuse osutamine reeglina. Nii, et juhul, kui isik teeb teisele isikule tööd, et mille tegemist siis võib vastavalt töötamise asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldamegi, et tegemist on töölepinguga. Et seetõttu soovitame alati ikkagi sõlmida kirjalik leping, sest et kui seda lepingut ei ole, siis peaks nüüd tööandja tõendama, et mis leping tal siis tegelikult on. Muidugi küsitleme ka töötajat, mida töötaja silmas pidas, millist lepingut ta soovis sõlmida, kas ta on teadlik, milline on tööleping, milline töövõtuleping või käsundusleping. Et seetõttu ikkagi eelkõige see leping sõlmida ära. Jah, ta võib olla kuni 2 nädalaks tööleping ka nagu suuliselt, aga miks mitte, kui kõik on selge ja hea, hästi kokku lepitud ja nii edasi, vormistame selle siis ka kirjalikult ikkagi ära, et tulevikus tekkida võivaid mingeid vaidlusi siis vältida. Sest üks võib mäletada suulist kokkulepet ühtemoodi natuke ja teine pisut teistmoodi ja siis ongi niimoodi erinevad ütlused. Ma vaatan siin töökorralduse reeglid. Kas mul see jookseb nüüd õieti? Ja, slaidid jooksevad ilusasti. Okei. Nii. Räägime siis töökorralduse reeglitest. Töökorralduse reeglitesse puutuvalt siis kontrollitakse eelkõige töökorraldusega seonduvad, ehk kas seal on töötajad teavitatud tööpäeva algusest ja lõpust ning tööpäeva sisestest vaheaegadest, eks ole. Jällegi need eelpool siis mainitud lühiajalised puhkepausid, mis läheksid tööa sisse olenevalt siis töö iseloomust ja lõunapaus, mis reeglina läheb tööast välja, juhul kui nüüd ei ole võimalik töötajale lõunapausi tagada, nii et luuakse võimalus töökohalt lahkumata, siis töötaja ainestamiseks siis ta läheks tööa sisse. Ja jällegi, kui toimub siis summeeritud tööarvestus, siis graafiku alusel peaks see kajastuma siis ka töökorralduse reeglites, et ma ei tea, et ühes või teises struktuuriüksuses, et meil siis on näiteks seal rakendatakse töökorralduses summeeritud tööarvestust ja nendel on nõnda ja nõnda, et millal siis näiteks tehakse teatavaks tööaja graafik, kus ja kuna, et sellised töökorralduslikud momendid. Jõudsin juba etteruttavalt rääkida, siin ongi nüüd, et muud tööpäeva sisse, tööaja sisse minevad lühiajalised puhkepausid, mis võivad olla tingitud siis töölaadist ja sundasendit ja raske füüsiline töö või psühholoogiliselt pingeline töö. Et see on nüüd see, mida siis tööandja peaks oma töökorralduse reeglites eelkõige kajastama, et just oma töökorraldusest lähtuvalt, et siis see läheks kokku nii-öelda töökorraldusega ja töökorralduse reeglid oleksid siis nii-öelda omavahel kooskõlas, et on see eesmärk siis. Ja järelevalvemenetlus toimub siis enamasti kontaktmenetluse vormis, et lisaks siis dokumentidele kontrollitakse, kui me nüüd juba koha peal ka oleme, et selle töötaja töökeskkonnaga, et kas tal on võimalik seal kasutada ka lõunapausi, võib-olla vajadusel siis töökeskkonnast lähtuvalt ka neid lühiajalisi puhkepause, töö sisse minevaid, et kas tal on võimalused loodud selleks. Samuti vestleme ka siis töökeskkonna voliniku või siis usaldusisikuga, kui see isik on valitud töökollektiivis, ses mõttes, et töökeskkonna voliniku valimine tuleb korraldada tööandjal, kui seal on 10+ töötajat juba. Ja juhul, kui on valitud usaldusisik, siis räägitakse usaldusisikuga ka. Kontaktivaba dokumendipõhine kontroll jällegi, et toimub siis ettevõtted ja tema töökeskkonda siis koha peal nagu kontrollimata, et ainult dokumendipõhiseks jääb.
ja järelevalvemenetluse siis on erinevad siis sihtkontrollid, alaliste kontrollid, nende töötingimuste, töö- ja puhkeaja kontroll, öötöö kontroll ja nii edasi siis erinevad tekkida võivad siis prioriteetidest sihtkontrollid. Kui on selline suuremahulisem selline sihtkontroll tulemas, siis reeglina teavitatakse sellest ka meedias, et Tööinspektsioon siis hakkab läbi viima üht või teist sellist sihtkontrolli, et seal siis ei öelda millal või kelle juures see toimub, vaid et üldiselt, et see saab olema. Et järelevalvemenetluse vormistamine, see on analoogne tegelikult ka tööohutuse kui ka töösuhete poole pealt, et vormistatakse siis kontrolli protokollis, ehk siis menetlustoimingu protokollis, kus fikseeritakse siis ära siis tuvastatud puudused. Et protokoll esitatakse siis tööandjale, seal iseteenindusportaalis siis jällegi, eks ole, kus on siis nii-öelda operatiivne tööandjal siis Tööinspektsiooniga suhelda. Seal on vestlusaknad, puuduste kõrvaldamise meilid saab lisada ja nii edasi. Et 5 siis tööpäeva jooksul peale siis kontrolliprotokolli kättesaamist on tööandjal siis võimalus esitada siis arvamusi kontrolliprotokolli kohta, eks ole, ka vastulauseid, juhul kui ta leiab, et tema seisukoht on teistsugune. Et see, kui nüüd selle 5 tööpäeva jooksul on võimalik näiteks lihtsamad puudused ka kõrvaldada, siis ettekirjutust, ütleme, ei järgne, aga juhul, kui seal, eks ole, meil oli vist see järelevalvemenetluse juhendis niimoodi, et 5 tööpäeva jooksul pärast kontrolliprotokolli kättesaamist siis esitab tööandja oma arvamusi vastuväited ja veel 5 tööpäeva jooksul siis peale selle arvamuste tähtaja möödumist siis koostatakse see ettekirjutus, et kui nagu selle perioodi jooksul ei ole puudust saanud kõrvaldada, siis vormistatakse ettekirjutus. Ja ettekirjutusega siis antakse ka mõistlik aeg selleks, et olenevalt puuduse iseloomust siis, et kuni 6 aega, et milline see puuduse kõrvaldamise ajatsükkel või puuduse sisu on, et jõutaks siis ka mõistlikult selle puuduse kõrvaldada mingi suuremahulisema puuduse kõrvaldamiseks, siis ilmselt antakse pikem aeg ja kui on seal vähem mahukamad puuduse kõrvaldamist vajavad tegevused, siis võib-olla ka alla 6 aja selle puuduse kõrvaldamiseks aega. Et eelnevalt räägitud siis järelevalvemenetluse aluseks olevatest õigusaktidest, siis ongi nüüd, et ettekirjutuses puuduse õigeaegsel kõrvaldamata jätmisel tehakse sunnirahahoiatus selle asendustäitmise sunnirahaseadusest siis tulenevalt. Ja ettevõte võib jällegi muidugi ka jälle paluda seal mingil põhjusel, siin olid COVID-i perioodid ja nii edasi, et kui jõudnud seda puudust kõrvaldada, kas keegi isik jäi haigeks või ei saanud seal tervisekontrolle töötervishoiuarsti juures õigeaegselt järjekorrad pikad tehtud, siis pikendatakse ettekirjutuse täitmise tähtaega näiteks, et ei ole nii päris, et kohe sunniraha ja siis hoiatus ja tähendab sunnirahahoiatus ja siis kohe rakendamine, vaid arvestataksegi siis nende asjaoludega, mis on esile tulnud. Ja jällegi ettevaatust, et kui nüüd on tegemist ikkagi olulise puudusega, mahuka puudusega võib-olla ka, siis oluliselt rikutud töö- ja puhkeaja nõudeid, siis Tööinspektsioonil on seaduses sätestatud alusel õigus alustada ka väärteomenetlus, mis ei tähenda seda, et see oleks nüüd eesmärk. Eelkõige siis püütakse ettekirjutusega siis saavutada eesmärk puuduste kõrvaldamiseks vajadusel ka sunniraha või sunniraha hoiatamisega, aga kui on tegemist ikkagi olulise rikkumisega, siis
siis kaalutakse ka kindlasti väärteomenetluse alustamist. Ma näen nüüd, et see oligi viimane slaid. See tähendab seda, et mina olen siis oma etteaste lõpetanud. Aitäh kuulamast!